SC Flora peatreener Norbert Hult Premium-liiga hooaeg algas meile magusa 3-1 võiduga. Numbriliselt oli see võib-olla mitte nii suur võit, aga mänguliselt me olime selgelt Jõhvist üle. Seda küll et me muidugi esimene poole aega vastane mängis vähe teravamalt ja hea oli näha ka seda, et me tõesti ise ka oma mängu ehitada üles ja mängis küllaltki loogilist jalgpalli. Ma usun, et Jõhvi on niisugune tark meeskond, aga võib-olla jäi neil just rammu väheks. Teine poole aega ilmselgelt me surusime oma mängud tugevalt peale ja vastane ikka väsis täiesti ära, nii et see andis meile võimaluse eduseisu suurendada ja see mängu ehita. Täna oligi ilmselt selline mäng vastaste poolelt, et nende ainsad võimalused olid standardolukorrad ja ühe nad sellise realiseerisid ka ära, et see tuli tõesti nagu ootamatult, me olime täielikult seda mängu selleks hetkeks domineerimas. Jah, selles mõttes küll, et Maidu nagu väga tööd ei olnud selle ajani, aga seal see omad nii-öelda karmid sõjad mängijalt ära öeldud, et see oli meie enda väga rumal lohakus, et mõni mängija siis lihtsalt vale koha peal ja andsime vastale nii-öelda võimaluse ehk jätsime mõne mängija vabaks ja nad tõid ära selle, et ei oleks tohtnud seda juhtuda. Nii-öelda mängu üldpilt sulle ikkagi, ma saan aru, meeldis, sellepärast et see töö, mis on tehtud siin hooaja ettevalmistusel, tundus, et kannab vaikselt juba vilja. No ütleme, esimene poolaeg tegelikult olime paljudestega rahulolematud ja mängupildis ei olnud näha seda, mida me tahtsime. Tegime olulist korrektuurit poolajal ja jah, mis on nagu oluline, et veel raske öelda. Esimene mäng on natuke vara, võib-olla see väljak ka harjumatu natuke on, nüüd on suhteliselt kõva selline, aga oluline see, et mängijad nagu jädaldanud sellega tulid toime. Jah, mängus me saime oma mängu peale suruda, aga pressing oli ka suhteliselt passiivne vastase poolt ja Jõhvist ütleme küll, selgelt olime füüsiliselt tugevamad, aga samas eks nad ei ole ka veel nii tugevast klassist ja nii hea tempoga mänge mänginud nagu meie ja meie lähimad konkurendid. Meil oli kaasas Roman Sopšenko, sai kohe ka Premium-liiga debüüdi tehtud, et kuidas temaga rahule jäid? Ja selles mõttes mul oli hea meel, et ta sai kindlasti kohe esimeses mängus mängida, et tuli väga hästi sisse, täitsa need ülesanded, mida vaja on. Et palliga faasist oli hea, kaitses tegi kõvasti tööd, et andis meile kindlasti nagu teravust ja energiat juurde. Ja mul on väga hea meel selle üle, et meie kaitses ja esimese värava lööd Kevin Aala, kes väga niisuguse isuga mängis ja lõpuks sai nii-öelda oma kirsiga tordile, et nende kahe mängu oli väga hea meel. Kimi oli tõesti siin nagu vihane võitleja, et jalg verine lõpuks, et kas veel kedagi esile tõsta? Muidu ma usun, et meeskond, ma arvan praegu ütleks niimoodi, et ta tegi oma töö ära, et terviklikult on kindlasti asju, mida raske veel öelda, kui objektiivne see info, mis me sealt saime, et teine mäng ka nädalas meie jaoks on ju ja sellist nagu rabedust oli, aga ma arvan, et juba järgmise nädal saame nüüd nädal aega tööd teha ja veel rohkem taastada ehk ikkagi koormustest välja tulla, nii et usun okei praegu, võib rahul jääda üldse meeskonnaga.